Joo. Näitä. Oo. Vaata nüüd. Automatic. Tuleb lahti ka. Ei tulegi või? Ja mis aasta piil see on? 94. 94. Vägev värk. Kuule, aga pane käik sisse ja. Vaata seda. Istme ta kinni nüüd. Hüveele ja. Muidugi. Vaata seda. Kuule seda. Vaata. Surete auto välja, me ei kuule midagi. Midagi kuuleb. Igatahes ülilahe point Mersul nagu vaakumiga kõik everything on jah. Sul iste on kinni vaata, aga iste on ainult siis kinni, kui sa nagu näed, nüüd on lahti iste on ju. Ta mingi pai päässib selle süsteemi ära on ju. Ta läheb siis lukku ainult, kui uksed kinni on ja mootor käib. Aga mis kuradi kasu sellest nupust siis on siin? Ma ei kujuta ette, nagu see on täiesti ebaloogiline. Seletage, please. Sest et kui sa teed ukse lahti niikuinii, siis iste niikuinii liigub ju. Yeah. Nagu what's the point? Aga... Oota. Kuule. Dog life. Mechanic simulator. We fix the car. Kuule, aga sõida minema, me räägime ühest teisest Mersust ka. Võta need prillid eest, näitame aust nagu Eesti rahvale. Ma olen Eesti mees. Vaata, mis seal on. Vaata, mis siin on kõigepealt. No nii. Tegelikult inimesed juba teavad ka, mis seis on. Me juba... See on 39 taga sild. Instagramis juba küsisime ja väga paljud, kus juures meie küsisime või? Jah. Me küsisime, jah? Mul juba läks meelest. Suht paljud panid isegi täppi ka nagu sellega. Inimesed ikka teavad, mis pannakse alla. Puksid, välja põetud. Siin on põhimõtteliselt terve sild on vaja taastada, siis laseme puksid teha, siis tulevad ülemised Kämberi kaikad ja noh, muidugi sellised laagrid ja silikon või need Strongflex puksid ja asjad tulevad ka muidugi. Ja tead, mis veel tuleb või? Kempi differi. Kindlasti. Tegelikult jah, siin on ajutine sild praegu all. Väiksed velod. Midagi, siit vist näha ei ole midagi lahti lõigatud siin. Kole praegu. On põhimõtteliselt liigatud küll, jah. Ja. Siin on siis terve selle põhimõtteliselt eelmise silla kinnitused lõikasime kõik minema. Siin on veel muidugi mingid osad on küljes. Aga juba proovisime, lõikasime nii palju ära, et vaatasime palju üldsegi lõigata vaja on, et sild istuks nagu normaalselt. Ja siis põhimõtteliselt nüüd ongi, nüüd on vaja mingitesse kohtadesse vaja lapid peale panna ja siis ehitame lihtsalt silla jaoks uued kannud nagu. Ja tegelikult see sild läheb üsna lihtsalt see alla nagu esisild. Meil oli vist 6 tundi äkki läks sellega. Esisild on jah 36 oma meil juba siin. Praegu on halb pill on maas, ei saa vist äkki näidata või? No põhimõtteliselt küll jah. Siin on Weissfab juba all, esisilla talla keevitasime külge, tegime polditavaks ilusti, no nagu originaalis 36-l. Ja siis võtsime fiili, ma juba tegelikult ühes videos rääkisime ka, et selle paneme ka sinna sisse. Ja siis point on nagu see ka, et kuna Mersul on siin see poldi valem on siis 36 Camber Blade'i jaoks vale, siis GS Performance lõikab meile siia uued plaadid peale, keevitame peale ja teeme samamoodi struti ka siia üle. Jah, praegu on lihtsalt ajutiselt vaata pandud, et siia tuleb see uus plaat peale, et siis on nagu ilusti nagu praegu on vaata servas liiga, et plaat ja kõik on ilus, fiil ka paistab siit ja vaikselt timmime, puuri ka tegime ju. Jaa, natukene on juba puuri ka tehtud, mingid osad on juba punktitud, et suht saabki juba puuri alla lasta ja ülevalt ära keevitada. Ja tõsta see, lase see alla, vaatame kuradi. Vaid seda, ka Mercedes. Noh, turvakaar oli vaata tehtud, me tegelikult, või no õigemini sina mõtlesid, et läheb semi-proosse ja nagu see oli mingi aasta tagasi, vaata, siis reeglid lubasid. See oli jah täpselt niimoodi, et mingi nagu lootus oli, et sõidame eelmine aasta siis ka äkki semi-prood kaasa või siis trenni, aga täpselt 2 nädalat enne seda, kui hakkasid võistlused, siis tulid reeglid välja. Ja siis mul oli niimoodi, et ma parasjagu tegin turvakaart, davai, et going vaata. Ja samal ajal tulid reeglid välja ja siis mingi, davai, ma hakkan lugema. Ja siis põhimõtteliselt oligi see, et ma lugesin reeglid läbi, davai, nüüd on täis puuri ja siis ma panin keevituse kinni ja läksin koju magama. Ja siis kadus mott ka ära, vaata.
ja mott kadus ära ja siis ei olnudki enam nagu... Siuke niigi vaata ajapuudus ka nagu, siis on siuke veits keeruline, aga noh, ma ei tea, ma nimetan seda enda laiskuseks pigem nagu. No ei, seda kindlasti. Seda ka, aga siin on... sa kurat praegu otsa komistanud siin autole, tead. Mingid postid on juba sees. Laetükid, küljed, värgid enam vähem siin. Et nüüd on vaja nüüd on vaja alla lasta, seal on põhimõtteliselt süsteem on siuke, et siin on kannud ka vaja veel teha, aga puur lastakse nagu alla ja eest täpselt samamoodi ja siis keevitatakse sealt ülevalt ära, et ta tuleb umbes siia ja siis on jumala ilusti, saab käpaga ligi. Vot selline progress praegu, et vaikselt siin Rainis on midagi teinud ja eesmärk on siis see, et oleks vaja kindlasti ära testida sillad. Et see on ilmselt kõige suurem asi praegu, mis vajab siin üldsegi testimist. Mootoriga on võib-olla lihtsam, see on põhimõtteliselt alati toiminud, aga kuna need on enda ehitatud sillad, siis on vaja kindlasti testida, kuidas see kere järgi, sest et kästerid asjad on kõik teised, kuidas see nagu kere järgi üldse jookseb, kas see on nagu... Jah, see amordi värk, vaata... oli, vaata need kannud, tõstame korra üles jälle, 36-l on, vaata kann on... Kann on umbes süke, no ütleme nii, et süke 6, 7, 8 sentimeetrit eespool nagu, et siis amort on rohkem püsti. Aga fiiliga me saime tegelikult juba saime kõvasti paremaks, jah. Et vast jah, testib sildu siin tükk aega ja katsetab, kuidas kõige paremini sõita on ja siis... Mootorid ka selles suhtes, ega me... Nüüd ta läheb etanoli peale läheb üle, et enam me siis originaalpaaki me ei kasuta, võtame siis turapaagi, paneme juba kõik etanoli peale üle, FlexFueli paneme ka vahele ja mis ma nüüd öelda tahtsingi? Et lähme tegelikult suht makspiiri selle mootoriga testima nagu, kuna meil on peal on praegu 2.0, Pukis on meil tegelikult olemas ka 2.3, mis väidetavalt pidi paremini hingama, proovinud veel ei ole, aga proovime selle mootoriga nagu, proovime võtta päris palju ikka välja siit sellest stoksisuga mootorist. Siin on Pulsari GT28 vist oli. GT28. Siin niikuinii see lubab vist ainult mingi 450 eppa äkki oli või? Ratast. Et siis ratta rida 4-le paras suke. Eesmärk on see, et hingaks vara nagu varakult ärkaks. Tuleks vara järgi, jah. Et ei peaks siin sidurdama, tead. Noh, siin on... Kaak on ka midagi teinud oma autoga siin, aga võib-olla ehk sellest räägime mõnes teises episoodis, tead. Teha on palju tegelikult, et aitame nii, kuidas saame ja siin tead õhtuti päeval teeme kliendiautosid ja no põhimõtteliselt praegu vist on ikkagi prioriteet see puur vist ennem saada äkki sisse või? Puur sisse, jah. Ma vajutsin rekordnuppelt, ma vajutsin küll, jah. Ma ei oska öelda, kuna see vahele jõuab. Ei olegi tegelikult kiiret selles suhtes. Tegelikult ei ole, jah. Enne lund. Enne lund. Kuivaga tahaks proovida. Et siin on, jah. M111 Mersu mootor, jah. Kõik ilmselt juba teavad, kes jälgivad. Jah. Mingid upgrade'id tuleb veel. Tean seda, et Mersul on selline huvitav asi nagu pedaalipotekas. Mul on siin põhimõtteliselt ajutiselt pandud. Kui sul on trossiga süsteem, siis sa saad panna nagu lihtsalt poteka vahele, mis annab siis elektroonilise gaasisiivrile nii-öelda andmeid nii-öelda läbi aju. Aga selle upgrade'i me teeme, et me vajame 46 pedaali, et kaotame selle trossi jama üldse minema. Praegu on jah, lihtsalt õigel elektrisiivril, eks ju, on niisugune süsteem, et on elektripedaal, tuleb juhe ainult siia, eks ju. Ja siin on pistik ja siis kõik käib elektriga. Aga siin on niisugune süsteem, et pedaaliga on ikka veel tross on ja siis see tross liigutab seda potekat siin. Ja siis potekas on omakorda info nagu põhimõtteliselt sellele siibrile või ajule ja siis aju liigutab siis seda, et... Point on põhimõtteliselt sama, aga sul lihtsalt... Põhimõtteliselt poteka ja pedaali vahel on lihtsalt tross, mitte nagu
liigend, mis on pedaali küljes. Et ilmselt on siuke, ma ei tea, ma kuidagi ei usalda seda trossisüsteemi, et nagu, ma ei tea. See on nagu siuke, vaata, et oleks siis nagu kas ainult tross või siis nagu ainult juhe, vaata, aga siin on nagu mõlemad ja siis on nagu tross annab järgi ja siis on nagu igal, jama. Ma arvan, et see pedaal toimib väga hästi. Jah. Et praegu pedalboksi panema ei hakka, et ma arvan, et saame tavaliste pedaali. Muidugi väga paljudel on ju originaalid pedaalid sees, et ma ise ka ei hakka panema endale pedalboksi. Siin on fancymatel autodel on tead siin pedaalid tead ja lühematel meestel võib-olla. Aga see masin ka käis, ta kaotas selle kuradi massi lülit ära, ma mõtlesin, et ma panen käima ta korra, vaata, et siis äkki rahvas kuuleb, aga see auto käib jah, et plaan oli Kulbilohku jõuda, kuna see on üldse 12 august. Kulbiloo on äkki 12 august äkki oli, kui ma ei eksi. Jah. 11, 12, 13. Siin on vanad amordid ka. Need on mingid jommid vist olid siin Mersu all enne. Ma ei mäleta enam. Need koilid on mingi reaalselt 5-6 aastat seisnud. No, nad ei ole sõitnud ju põhimõtteliselt. Kunagi ostsin nad uuena, aga kasutust nad väga ei ole leidnud. Saab kellegil vaja, siis saab vist äkki soetada. Need on siis fiilid siin, need on tagumised veel külge panemata, sest et tagasild ilmselgelt küljes veel ei ole. Jah, sellest me ei rääkinud, et milline koili valiks meil tuleb. Ette on juba teada, aga taga on 39 sild ja koil on 36 oma. Ja nad nagu ikka välja. See on lihtsalt see, et põhimõtteliselt miks me siis 36 oma võtsime, sellepärast, et 39 koil on väga palju pikem ja see kann läheb nii kõrgele muidu. Ja siis Tarmoga Wisewebist vaatasime välja, milline võiks olla kõige parema pikkusega koil, mis sobiks põhimõtteliselt 39 sillaga ka. Et siia tuleb üks vahepuks teha, ma arvan, kes on 39 morti on võib-olla vahetanud või midagi sellist, siis tal on tegelikult süke kaelusega puksin, mis on vaja siis meil samuti teha, et see poldiga nii-öelda läheks ilusti läbi, et see ma ei oska selle, et põhimõtteliselt on vaja vahepuksi teha. Ja kõrgus on ka ideaalne, et praegu ma vaatasin ka, et meil on kannu vaja kõrgendada süke 10 senti umbes. No tegelikult vist taha on üldse uued kannud vaja teha. Taha tulevad niikuinii uued kannud ja 39 omaga oleks olnud see pea 20 senti äkki kannu kõrgendamine, mis on mitte kõige parem ilmselt. Vot siuksed lood. Siinpool sood, et vaikselt update'ime, vaikselt filmime, vaikselt teeme midagi, et teil ikka igav ei hakkaks tead. Et siin on Volvo mootor, 5 silindrit. Ma arvan, et inimesed teavad, aina. Ja siin, mis siin on, vanuke meil siin, 240. Sama mootor on siin, sama mootor, mis selle vahel. Aga sellest autost veel ei räägi. Varsti. Mina tean, et varsti. Kõik naeravad selle peale muidugi. Ja ma tean ise ka, et varsti. Varsti saab. Jah. Aga ellab. Et siuke video meil täna, et hoiame teid kursis kuidagi. Järjest mingite update'idega, et mis meil see nädal on mingi kiirendus oli Speedtestile. See nädal on kiirendus, seal meil näiteks Sander sõidab. Suviselt sõidab, jah. Et hoiame talle võib-olla pöialt seal, oleme abiks ja toeks ja võib-olla näitame toda autot ka, kui tal kõik hästi läheb peale seda äkki, sest sinna sai 8 HP kast alla. Kiire pill. Vot. Aga see nädal sellega mingit eesmärki praegu on meil üldse aega tegeleda sellega, meil tööd vist tuli jälle nii palju peale järsku. No eesmärk oli juba
eelneval pühapäeval siin puurisin kokku saada. No nagu ikka tead, siin kurat see kaamera on nii raske, mul käsi vesi võrra. Tuleb igasuguseid asju, et välismaalt on need juhtmestiku tellimused, on, jah. et prioriteedid on paigas ühesõnaga oma autot. Enne töö ja siis lõbu. Jah, täpselt. Vot. Ma ei tea, pikk see video tuleb, mul käsi on väsinud, see kaamera on nii raske, noh, uskumatu. Niimoodi välja sirutatuna on ikka niimoodi peab hoidma, siis on küünarnukk vastas, vaata. Ma ei tea, kui pikk see klipp tuli, aga... No ma arvan, et ikka midagi tuli. Siin on nii palju asju, mida filmida, aga kõik ei jõua lihtsalt ühte videosse panna. Siin on, jah. Kogu aeg on süke ainult räägiks. Jooksmine ka, vaata. Keegi tavai, lähme trenni, kuule, seal on võistlused, kuule, kiirendus on ka nüüd võistlused. Kogu aeg süke jooksmine käib ja töö käib. Õnneks meil on nüüd veidikene kergem, sest et me võtsime endale assistendi. Tema ka teeb igasuguseid ägedaid, vahepeal filmib, vahepeal teeb klippe, vahepeal editib midagi. Hästi palju kasu, et meil nagu sellega vähem aja raiskamist, et vot. Ütle sa ka midagi. Tere. Ei, nüüd video lõpp, sa võid ütlema. Nägemist. Oli, aitäh. See follow'i värk on ja. Nüüd sa võid öelda. Nii, nüüd võin öelda. Yeah. Subscribe, like, follow ja kui sa järgmise videoni. Keera selg, siis ma tean, milline seljadest on, siis ma tean sind follow'da, vaata. Igal pool. Facebook, Instagram, YouTube ja kuskil neid rohkem. Follow. OnlyFans. No, tead. Okei, seal ei ole. Ärge isegi otsige, seal ei ole. Ärge isegi otsige. Varbad. Tehke. Aga viska kuradi patsu ja kuradi... Nii on. Aga aitäh, et sa vaatad seda videot, kindlasti kirjuta kommentaar, pane like, vajuta subscribe nuppu ja tule Tuunel stuudiosse, siin saab ka minu kleepse. Ja kui sa ei tea, kes ma olen, siis ma loodan, et Villi paneb ühe väikse lingikese siia alla descriptionisse. Näeme, tšau!